aga nüüd ma tean, et sul on endal väike laps, mis sa arvad tänapäeva laste mängudest? Ma arvan, et lastel on tänapäeval väga suur võimalus, kuidas öelda, oma potentsiaali ära kasutada juba väga noorest peast, et neil on antud nii palju võimalusi ja variante erinevate asjadega, huvitavate asjadega tegeleda. Kui ma mõtlen minu peale, siis ma olin väiksena, oled seal pargis ja need ajad taga ja aga tänapäeval on siis sul igasugused tõukerattad ja trikirattad ja mingid hästi hüppamise asjad, batuudid, et nagu elu on tehtud nii palju vingemaks. Muidugi võib-olla see natuke pärsib nende nii-öelda kujutlusvõimet, aga samas ma ei usu, et aga ma küsiks ka niimoodi, et sa just praegu mainid, et kogu aeg olid väljas ja pargis ja kamp oli koos, aga kui me tänapäeval välja vaatame, me ei näegi lapsi väljas. Et mis sa sellest arvad? Ma ei tea, ma arvan, see on pigem tänapäeval vanemad ei usalda oma lapsi tänavale niisama, et kardetakse mingit olematut asja, ühesõnaga, et tänaval on ohtlik millegipärast. Aga kui ma mõtlen, et mina olin noorest peast kogu aeg tänavatel ja õues ja ei olnud seal, elu ei ole millegi poolest eriti muutunud. Autod sõidavad täpselt samamoodi. Aga pigem on võib-olla lihtsalt teadvustatakse rohkem neid ohte ja siis hakatakse ka piirama laste nii-öelda seda vabadust natukene või mänguvabadust, et ma arvan, seda võiks vähem olla. Et Eestis on see küllaltki leige, aga näiteks kuskil Ameerikas või seal on väike laps üksinda enne nägematu põhimõtteliselt. Ja siis nüüd ka kohe täpselt meenutad oma mänguasju, mis sa arvad tänapäeva mänguasjadest, millega lapsed mängivad? No ma ütlen nüüd väiksemaid ikka mänguasju, mitte no ma arvan, Legod on ikka siiamaani väga vinged asjad. Oma lapse pealt ma näen seda, et ta tüdineb hästi kiirelt ära oma nii-öelda, kui sul mingi üks mänguasi mingi konkreetse funktsiooniga, siis ta tüdineb seda päris kiirelt ära. Me oleme mõelnud, pigem ostame midagi, mis nõuab nagu pusimist rohkem või lammutamist või ta on selline, et sa lihtsalt ei mängi taga, vaid tal on mingi mitu funktsiooni või et teda saab kasutada mitmekülgselt. Ja pigem ongi, et eelistame nagu osta vähem ja võib-olla natuke kvaliteetsem asja. Kas sa võid mõne näite tuua, et mis sa leiad, et on väga õnnestunud ost tänapäeval praegu? Ei no ongi siiamaani on Legodega ta väga hästi hakkama saanud. Pall meeldib talle. Ja siis mingi ei teagi. Näiteks üks asi, mis ma tahaks osta, oleks ronimisredel talle ja et selline turnimisasjad. Et nagu nipet-näpet lihtsalt neid asju nagu ei ole mõtet, et sa midagi tahaks nagu konkreetset või kuidagi mitmekülgselist asja, et mingid mängunukud või mudelid nendel nagu ei ole nagu väärtust, neil on see hetke emotsioon ainult ja pärast lendab see kuskil nurka. Aga mis sa ise nendest mänguasjadest arvad, mis müüakse, et meeldivad nad sulle? Ja ikka väga toredad esialgu on ju. Aga on nagu kahju, et endal või sa nagu ei mäletagi, et kuidas siis millestki kahju on. Ei no loomulikult, kui ma vaatan, mis võimalused praegu lastel on isegi arvuti taga, et eks see arendab ikkagi, sest arvutit kasutatakse nii palju tänapäeval, et kui sa juba väiksest peale oskad arvutitega läbi käia, siis on tulevikus palju kergem. Aga kindlasti ei tasuks neil lasta olla seal väga kaua seal arvuti taga, et peab ka näitama aktiivse eluviisi, tutvustada neile aktiivselt eluviisi, et ka õues on hästi lahe ja mingi rulad ja tõukerattad ja sellised asjad ja batuudid ja või lihtsalt matkamas käia kuskil. No selge.
oli väga tore, ma tänan teid. aitäh!